Tere, minu nimi on Priit Kallerv. Selle videoklipi eesmärk on anda väikene ülevaade keskmise suurusega põllumajandusettevõtete käekäigust tänases Eestis. Statistikaameti andmetel on Eesti põllumajandusmaa ja tootmine koondatud peamiselt suurte üle 50 hektariliste majapidamiste kätte ning väikeste majapidamiste arv väheneb pidevalt. Põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud väga kiiresti alates 2001. aastast. Peamiselt on vähenemine toimunud väiksemate majapidamiste arvelt. Väiksematel ettevõtetel on keeruline konkureerida suurettevõtete madalamate hindadega, mis tulenevad mastaabisäästust. Loomulikult saavad suurettevõtted endale lubada paremat tehnoloogiat, mille abil saavutatakse ka paremaid saagikusi. Väikeettevõtjate plussiks on mahetoodang, millele viimasel ajal palju keskendutakse ja mis on tarbijate seas üsna populaarne. Vähenenud on ka keskmise suurusega 10–50 hektariliste majapidamiste arv. Võrreldes põllumajandus suuri ettevõtted väikestega on erinevused tõesti väga suured, alustades tootmisstruktuurist, turundusmeetmetest, toetuste suurustest ja miks ka mitte lõpetades ettevõtjate endi suhtumisega põllumajanduse vastu. Väiketootjad on enamasti olnud seotud talupidamisega juba lapsepõlvest saati, olles siis kas taluniku järeltulijad või lihtsalt elanud maakohas, kus põllumajandusel on väga tähtis roll. Teine variant on huvi tekkimine põllumajanduse vastu vanemas eas ning soov proovida ise kätt põllumehe ning väikeettevõtjana. Suur osa väiketootjatest räägib, et nende motivatsioon ongi ise olla tootmise juures, aidata töödel kaasa, mitte minna liiga suureks, et vältida liigset vastutust ja seadusi ning muid suurettevõtlusega kaasas käivad aspekte. Teisisõnu sobitavad inimesed oma töö ja hobi, jäädes ise rohkem oma aja peremeheks kui näiteks linnas palgatööd tehes. Tänases põllumajandusturundusega seonduvas klipis näitame intervjuud Kaasiku talu perenaisega, kes räägib talupidamise positiivsetest ning negatiivsetest külgedest. Antud talu kasutada on 9 hektari suurune maa-ala, mis teeb sellest pigem suure väikeettevõtte või kuidas kellegile väikse keskmise suurusega ettevõtte. Oma toodangut müüb talu aastaringselt peamiselt Tartu turu peal. Kahjuks ei õnnestunud meil kokku leppida intervjuud mõne suurettevõtte juhiga, kuna teadupärast on kevad põllumajandus üks kiiremaid aegu ja suurtel juhtidel on vaja just sellel ajal teha tähtsaid otsuseid, mis mõjutavad ettevõtte majandustulemusi väga olulisel määral. Tere, oleme siin täna Tartu turu peal, väliturul ja räägime Kuusiku talu perenaisega. Äkki te räägiksite esiteks, kes te olete, millega teie talu tegeleb, kui suurel pinnal te kasvatate enda asju ja kõik, kas üldist juttu nüüd? Jah, minu nimi on Marit Kivi ja Kuusiku talu tegutseb juba päris kaua, päris palju aastaid, paarkümmend aastat kindlasti. Tegeleb taimekasvatusega, köögiviljakasvatusega. Antud hetkel müügi siis taimi ja siin köögivilja poole peal on salat, niisugune värske roheline kraam, värske kurk ja tulemas hakkavad kõik muud, siis tomatid juurde, ja kõik, mis põllust tulevad, varajane kapsas ja porgand ja kaalikas, nõikapsas, kõik, mis ühesõnaga põllult võtta on ja sibul ja nii edasi. Talu suurus on küll 9 hektarit, aga nagu ühesõnaga kasutatavat maad on 4,5 hektarit. Osa natuke nagu on metsa all, mis on väga väike osa, aga mingi varu peab olema, sest maa tahab saada viljavaheldust, eks ju, sellepärast ei saa olla mitte kunagi terve maa nagu täidetud, mis on talule antud. Loomulikult. Palju on teie ettevõttes töötajaid? No töötajatega on niisugune kitsikarjas, ikka teeme põhiliselt oma perega. Okei, pereettevõte. Pereettevõte, jah. Ja kas te kasvatate näiteks ka kurke talvel, et on teil olemas kasvuhoonet või ainult siis nüüd hooajal? No kurk ikkagi läheb maha ja mitte talvel, ikkagi vara kevadel läheb kasvuhoonesse, läheb küttega majja, praegu läheb küttega majast ja ime natuke hakkab tulema ka väljast pärast avama kurki. Mis te arvate, mis on teie talu põhilised probleemid või niisugused murekohad? Murekohad on tööjõud. Tööjõud, jah? Ja tööjõud just sellepärast, et meie oleme nagu selline
hooaja ettevõte, eks ju, varakevadel ja lõpetame siis ütleme jõulude ja aastavahetusega, et see, kui on nüüd kõige suurem nii-öelda tööjõu käsivajav aeg on ikkagi aprill, mai, juuni, suvekuud, aga tööjõudu on tegelikult väga raske saada. Selles mõttes ka, kes nagu tahaks ka teha tööd, sest paraku on nii, et ma usun, et ka paljudes teistes kohtades, kui meilgi talus tuleb teha tööd, töö ei ole raske, aga tuleb pidevalt midagi teha. Ja selles mõttes on, meil on selles mõttes on huvitav tööd teha, et on vaheldusrikas töö, ei ole ainult kasvukas, ei ole ainult on niisugust istutamist, rohimist, saagi korjamist ja ka taimede hooldamist, eks ju, tomatite truimist ja puhkruimist, aga kõike tuleb teha. Kus te müüte kus te oma toodangu maha müüte, et kas ainult siin Tartu turu peal või müüte ka mingitele kaubanduskettidele? Paraku ainult ja ma arvan, et ka õnneks ainult Tartu turus. Ma ei pea ennast nagu suureks ettevõtjaks, et see annab nagu vabamad käed, sul ei ole kohustusi, sest aastad ei ole vennad. Mõni aasta ikaldub üks või teine saak, üks aasta näiteks käis rahe üle, oli avamakurk, oli 0, aga kui sul on lepingud taga, mis sa siis teed? Et sellise nagu see südamevalu jääb tõesti ära, et teeme nagu oma asja ja selles mõttes me nagu kaupleme jah nagu aastaringselt, sest nii siin